Nagu kõigile teada, täidavad kommertspangad olulist rolli majanduses ja seetõttu reguleerivad nende tegevust väga mitmed normatiivid. Vaatamata sellele, et nende eluolu on keskpankade ja Finantsinspektsiooni tiheda järelevalve all, on paljud inimesed veendunud, et pangad on nii finants- kui ka majanduskriiside tekkimise eest vastutavad, vähemalt osaliselt. Kahtlemata on finantssfäär suurte rahade liigutamise ja kindlasti ka suurte rahade teenimise koht. Samas pole välistatud ka suurte rahalised kaotused. Äriettevõttena on aga panga eesmärgiks omanikele kasumi teenimine. Kasumi teenimiseks pangas on mitmeid võimalused, kuid jätame praegu muud võimalused kõrvale ja vaatleme kõikidele üldtuntud pangandist tegemise valdkonda, mis seondub laenude andmisega. Vahel tuntakse muret ka selle üle, et välja antud laenud pole reaalse paberrahaga kaetud, ehk teisiti öeldes. Kui kõik inimesed tahaksid oma raha füüsiliselt ka paberraha kujul või metallivermituna kätte saada, poleks see lihtsalt võimalik. Nii palju paberraha lihtsalt poleks olemas. Siit ka mured ja probleemid. Kas siis pangad rikuvad äkki seadusi? Ja kuidas saab üldse tekkida olukord, et sularaha on vähem kui välja antud laene? Vaatleme seda küsimust lihtsustatud kujul natuke lähemalt. Mis on siis need kriteeriumid, mida pangad peavad jälgima laene välja andes? Antud juhul eeldame, et laenusaanja krediidikõlbulikkus on igati tõestatud ja laenu väljaandmine on otsustatud. Järgmine etapp, mis laenude andmisega seondub, oleks panga kehtestatud normatiivide täitmine, mida peab laenu väljaandmisel hoolega jälgima. Kõigepealt tuleb silmas pidada kohustusliku reservi määra. Eestis on kohustusliku reservi määr 15% kommertspanga kõikidest kohustustest. Seega tuleks vaadata, mis juhtub pangast pärast seda, kui keegi klientidest on avanud seal hoiuse ja kuidas see nõndanimetatud lisaraha üldse tekib. Pank sai hoiusena 1000 krooni. Kui võtta arvesse asjaolu, et 20% kohustusliku reservina tuleks kohe kõrvale panna, siis ülejäänud raha võiks nagu välja laenata. Seega välja saaks laenata 800 krooni ja 200 krooni tuleks panna kõrvale. Kui nüüd inimene, kes selle 800 krooni kätte saab, ei oska sellega kohe peale midagi hakata, vaid paneb selle hoiusesse kas samasse panka või viib teise panka, siis tekib uus võimalus pangal laenu anda. Tõsi küll, natuke väiksem kui eelmise hoiuse puhul. 800 kroonist saab ta välja laenata nüüd 640 ja 160 krooni ja tuleb panna kõrvale. Kui hoiusena laekunud 640 krooni jääb sinna hoiuse peale kas või 5 minutiks, võib pank selle uuesti välja laenata ja 640 kroonist saaks ta välja laenata juba 512 krooni ja panna siis kõrvale 128 krooni kohustusliku reservina. Nii me näeme, et pangad võivad sellises olukorras täiendavat, nõndanimetatud virtuaalset raha turule paisata päris suures koguses. Kui me täpselt tahaksime teada, kui palju seda on, siis peaksime leidma kohustusliku reservi määrast pöördväärtuse. Ja sel juhul me näeme, et raha kordisti või raha multiplikaator on 1 jagatud 0,2 ehk 5. Seega sellest 1000 kroonist, mis alguses paigutati panka, on tekkinud lühikese ajaga 5000 krooni. See protsess võib suurte rahade puhul väga oluliselt mõjutada finantssfääri. Ja kas see muudab ka finantssfääri haavatavaks, eks seda näitab loomulikult aeg. Tere päevast! Kas hoiust on võimalik teie juures avada? Jaa, muidugi. Teeme siis 1000 kroonise hoiuse. Teeme, palun. Teid on